tere! Järgmine teema on meil perioodilisusseadus. Ja ma võtsin ette selle perioodilisuustabeli, mis on teie tööviiku seal kõige viimase lehekülje peal. Ja proovin siis hästi lühidalt rääkida, et mis see perioodilisuusseadus on ja mis selle juures kõige olulisemat on. Sisuliselt tähendab see seda, et sa pead siit perioodilisuustabelist oskama siis erinevat infot välja lugeda. Perioodilisuustabeli lõi Dmitri Mendelejev. Ma arvan, et Mendelejevi nimi on tuttav. Ja need elemendid siia tabelisse ongi reastatud tuumalaengu järgi. Ehk siis see number, järjekorranumber, mille järgi need ritta on pandud, see on tuumalaeng. Ja see tuumalaeng näitab ühtlasi prootonite arvu ka. Ehk siis ma kirjutan siia juurde, et sul jääks paremini meelde. Sina võid enda tabelis teha täpselt samamoodi. Et see on sama nagu tuumalaeng. Ja tuumalaengut tähistati suure Z-iga. Ja ta näitab ka prootonite arvu. Sest see, mitu prootonit aatomi tuumas on, see määrabki ära, mis keemilise elemendiga meil tegemist on. Nii, siis perioodilisuustabel koosneb 8 A-rühmast ja B-rühmad on ka siin. A-rühma number näitas meil väliskihi elektronide arvu. Ja väliskihis saab olla maksimaalselt 8 elektroni, sest 8. rühm on viimane rühm. 8 ongi see kõige stabiilsem olek, kui väliskiht on maksimaalselt täidetud. Siis see number, mis siin külje peal on, see on perioodinumber. Perioodinumber. Ja see näitab elektronkihtide arvu. Nii, siis perioodilisuusseadus tähendab seda, et need elementide omadused on perioodilises sõltuvuses sellest tuumalaengust. Ja see omaduste perioodiline kordumine, see tuleneb sellest, et väliskihi ehitus siis kordub. Näiteks nendel kõigil on väliskihis 1 elektron, siis need kõik käituvad keemilistes reaktsioonides nii, et nad tahavad selle 1 elektroni väliskihist ära anda. Näiteks need kõik käituvad nii, et nad tahavad need 3 elektroni ära anda. Näiteks need kõik siin 8. A-s on väärisgaasid, sellepärast et neil on juba 8 elektroni väliskihis, välja arvatud heeliumil. Heeliumil on ainult 2, tal ei saagi 8 olla, sest tal on kokku 2 elektroni. Et nemad on väärisgaasid, sellepärast et neil on juba väliskiht täitunud, ehk neil on see elektronoktett ja nemad ei tahagi üldse kellegagi rohkem reageerida, sest neil on juba endal stabiilne olek olemas. Ja keemilise elemendi omadused määrabki see väliskihi ehitus, sellepärast et need väliskihi elektronid siis osalevad keemilistes reaktsioonides, et kas neid antakse ära või võetakse juurde või moodustatakse keemilist sidet või ei moodustata. Siis kui me räägime sellest, et kuidas need omadused perioodilisuustabelis muutuvad, siis näiteks kui me liigume rühmas ülevalt alla, siis aatomi raadius kasvab, sellepärast et kihte tuleb juurde. Raadius kasvab. Elektronkihte tuleb ju järjest juurde. Vesinikul on 1 kiht, seesmil näiteks juba 6 elektronkihti. Mida rohkem kihte on, seda suuremaks läheb see aatom ja seda nõrgemalt hoitakse väliskihi elektroni kinni. Ehk seda lihtsam on neid ära anda. Ja kui me liigume näiteks perioodis vasakult paremale, siis tuumalaeng läheb järjest suuremaks. Liitiumil 3, fluoril näiteks 9. Tuumalaeng kasvab. Ja järelikult aatomi raadius väheneb. Raadius väheneb siis sellepärast, et tuumalaeng kasvab ja järelikult tuum tõmbab oma elektrone järjest tugevamini enda poole. Ehk siis sellepärast läheb aatomi raadius järjest väiksemaks. Nii, siis kui me räägime sellest, et missugune on kõige metallilisem element,
siis sa võid jätta selle meelde. teine, mis ma kirjutan, siis ma kirjutan siia. kõige metallilisem element. Et tegelikult on frantsium veel metallilisem, aga kuna frantsium on radioaktiivne, siis teda põhimõtteliselt looduses ei eksisteerigi ja siis loetakse seda tseesiumit. Ja kõige mittemetallilisem on siin fluor. Kõige mittemetallilisem on see fluor siin. Ja siis kui nüüd rääkida sellest, et kuidas see mittemetallilisus kasvab või kahaneb ja metallilisusega samamoodi, siis sa võid mõelda nii, et mida rohkem selle F-i poole me liigume, seda mittemetallilisem element on. Ehk siis kui ma liigun siin perioodis vasakult paremale, tuumalaeng kasvab, raadius väheneb ja mittemetallilisus suureneb. Aga kui ma liigun siit rühmas ülevalt alla, siis ma liigun ju nagu fluorist järjest kaugemale. Siis mittemetallilised omadused vähenevad. Kui me räägime metallilistest omadustest, siis ma vaatan liikumist tseesiumi poole. Ehk siis kui ma liigun rühmas ülevalt alla, siis metallilised omadused suurenevad. Kui ma liigun perioodis paremalt vasakule, siis ka metallilised omadused suurenevad. Ehk siis siia ma võin panna lisaks sellele, et tuumalaeng kasvab, raadius väheneb, mittemetallilised omadused suurenevad või tugevnevad on äkki parem sõna. Ja mittemetallilised omadused tugevnevad sellepärast, et tuumalaeng läheb suuremaks, elektron hoitakse tugevamini kinni. Ja kui elektron hoitakse tugevamini kinni, siis ongi järelikult tegemist hea mittemetalliga. Nii, ja siis siia sama noole peale, mis külje peale sai, siia võib panna, et metallilisus kasvab veel juurde. Metallilisus kasvab, sellepärast et raadius kasvab ja järelikult hoitakse elektrone nõrgemalt kinni. Ja kui on vaja võrrelda sul metallilisust ja mittemetallilisust, siis element on seda mittemetallilisem, mida kergemini ta saab elektrone liita. Ehk siis ta saab juurde võtta. Ja mittemetallilisus suureneb siis, kui sa liigud rühmas alt ülesse ja perioodis vasakult paremale fluori suunas. Et kui sa jätad selle meelde, et fluor on kõige mittemetallilisem ja tseesium kõige metallilisem, siis ma arvan juba, sa saad loogikale pihta. Ja need olid siis väärisgaasid siin 8. oas. Ja nemad ei osalegi üldse keemilistes reaktsioonides ja põhimõtteliselt ei ole neil ei metallilisi ega mittemetallilisi omadusi, sellepärast et nad ei osalegi keemilistes reaktsioonides üldse, sest neil on juba väliskiht maksimaalselt täitunud. Ma panen sulle e-kooli koduse ülesande alla töövihiku leheküljed ja ülesanded, mis sa võiksid proovida kodus ise ära teha selle tarkuse põhjal, mis ma sulle siit nüüd rääkisin.